Tere, head kuulajad! Mina olen Egle ja noorel tegijal on külas väga mitmekülgne ja särav Brianna Perens. Tere tulemast! Tere! Huvitav, kuidas ajad muutuvad, et aastal 2022 istusid sina siin minu asemel ja tegid kooliprojektina intervjuusid ja täna oleme rollid ära vahetanud ja saan sind intervjueerida, et väga meeldiv. Ja just väga vahva on jälle tagasi olla. Aga lähme asja juurde. Sa oled osa tüdrukute bändis Bliks, et kuidas see bänd sündis? No Bliks on meil jah selline tüdrukute bänd, teeme siis popmuusikat ja see algas tegelikult juba mitu aastat tagasi, et meil eelmine aasta juunis tuli siis esimene laul välja, aga kogu see bändi koosseis sai siis kokku pandud 2 aastat enne seda juba tegelikult, et 2 aasta jooksul siis erinevad bändiliikmed käisid sellest koosseisust läbi, vahetusid, mina olen siis olnudki päris alguse poolt ikkagi 2 aastat juba, mõned tulid siin aasta aega tagasi näiteks ja lõpuks me siis jäime sellise tiimi juurde, et kes kõige rohkem nii-öelda sobisid kokku siis omavahel. Kus on mõte laulmisega algust teha tekkis ja kuidas sa endale tiimikaaslased leidsid? No tegelikult ma tegelesin laulmise ja esinemisega juba väga väiksest saati ja minu selline elulugu või lugu on see, et hästi pikalt ma vahepeal võtsin sellest pausi, ehk siis kuskil 9. klassis, kui ma läksin siis 10. läksin gümnaasiumisse, mind hakkas huvitama nagu meedia. Läksin 32. keskkooli, seal oli mu siis filmindus ja kõik mu ümber tegelesid meediaga ja mulle tundus see hästi huvitav. Nii et ma jätsin siis tantsimise ja laulmise natukene kõrvale. Ja siis, kui gümnaasium sai läbi, siis ma ikkagi arvasin, et ma olin nii kindel, et minust saab filmitegija ja filmirežissöör. Ja ma olin üsna pingestutud, et minna edasi selle erialaga, aga lõpuks ma võtsin julguse kokku ja mõistsin, et võib-olla ma tahan praegu teha midagi muud. Ehk siis ma võtsin selle julguse kokku ja hakkasin uuesti nagu esinemisega tegelema ja see oli väga-väga hea otsus minu arust. Mis tunne oli, kui teil Bliksiga eelmine aasta debüüt oli? Issand, see oli väga äge tunne, sellepärast et see oli selline tunne, nagu sa oleksid aastaid pingutanud ja proovinud aru saada, et kes sa pead olema ja mis sind huvitab ja mida sa päriselt teha tahad. Ja siis lõpuks sa jõuad sellesse hetke välja, kus sa päriselt teedki ära mingi suure asja. Ja inimesed märkavad seda ja noore inimesena on see nii võimas. Sest et ma arvan, me kõik tahame selles vanuses lihtsalt leida midagi, mis meid huvitab ja siis saadad ka tunnustust selle eest ja näha, et inimesed panevad tähele, mida sa teed ja see tunne mul oligi, sest et päriselt see võeti nii positiivselt vastu ja see andis mulle väga palju enesekindlust. No peaaegu aasta möödast, mis te vahepeal selle aasta jooksul teinud olete ja kas või kuna on uus lugu ilmumas? Me oleme teinud veel 2 laulu vahepeal, me nüüd töötame siis 4. laulu kallal. Meil on see, et me teeme kõikidele lauludele ka koreograafia, et hästi suur osa sellest kogu projektist ongi esinemine, ehk siis enne kui me siin lavasid hakkame vallutama, siis meil ongi oluline, et oleks meil ka koreograafia ja liikumine sellele laulule juures. Sellepärast see võtab ka natukene rohkem aega, et pluss me oleme ainult meie 4 praegu, meil ei ole otsest managementi ega labelit all. Aga varsti juba tulevad meil esimesed esinemised, kuna meil on vaikselt laule ka piisavalt, et minna siis lavadele, nii et ma väga-väga ootan seda. Koreograafiaga tegeleb teil kes, et ise õpite või on teil keegi, kes juhendab? No meil on tegelikult 3-4, kõik peale minu on siis tantsutreenerid ka, et ehk siis nagu juba professionaalid ja meil on praegu siiani on üks tüdruk Mellin, põhiliselt siis olnud tantsude koreograaf, aga nüüd ongi näiteks järgmise laulu puhul me natukene muudame seda, sest et see stiil, mida meie teeme, tegelikult koosnebki erinevat stiilidest, ehk siis ta on nagu segu kõigest, et me saame sinna panna nii hip-hopi kui mingit latinat, kui ka ükskõik mida. Ehk siis meil kõigil on väga erinevad küljed ja me kogu aeg kasutame kõikide oskusi ära. Ma vaatasin enne intervjuud ka nüüd videoklippi, et jättis väga professionaalse mulliga tahes kogu see koreograafia ja kaameratöö ja kõik see pool. Väga tore. Aga sa oled oma Instagrami kontol öelnud, et sa oled palju tegelenud enesearenguga. Et millised on olnud sinu siis sammud või harjumused, mis on sind kõige rohkem edasi viinud? No ma olen inimene, kes tegeleb väga paljude erinevate asjadega ja vahepeal seda on nii palju,
ehk siis, et kõike seda nagu paus hoida, mul peab olema väga selge süsteem, et ma ei muutuks nagu, et ma ei põleks läbi põhimõtteliselt. Ehk siis mind kõige rohkem vist on aidanud päeviku pidamine, et ma olen umbes 8 aastat pidanud päevikut põhimõtteliselt iga päev. Ja see näeb välja niimoodi, et kunagi ma võib-olla kirjutasingi rohkem detailsemalt, kuidas ma ennast tunnen ja muud sellist, aga praegu see on põhimõtteliselt lihtsalt to-do list, ehk siis mul on võimalik vaadata tagasi umbes 5 aastat või rohkem ühte päeva ja vaadata, mis ma täpselt sellel päeval tegin. Et see on päris hullumeelne minu arust. Kuidas sa jaksad? See on nii loomulik mulle, see teeb just elu nagu lihtsamaks. Mul ongi selline nädalaplaan, ma kasutan ise Notionit, varem tegin ka nagu füüsiliselt päevikusse ja mul on siis nädalaplaan, kus on esmaspäev, teisipäev kuni pühapäevini ja mul on seal lihtsalt siis to-do list asjadest, mis ma iga päev pean ära tegema. Ehk siis see aitab mind kõvasti sellega, et mul ei teki seda brain fog'i, et mõtted lihtsalt nagu hõljuksid kogu aeg ringi ja et mida ma iga päev tegema pean. Aitab nagu organiseerid seda. Aga ei teki sellist pinget, et ma ei tea, et tänasest listist on veel mõni 5 asja tegemata, et kuidas ma jaksan? No mul on tihtipeale see, et ma lihtsalt panen kõik kirja, mis mul on vaja teha ja siis ma lükkan selle nädala alla ja vastavalt, kas mul on aega, ma siis tõstan neid ümber igapäevaselt. Et mul enam ei teki nagu seda, et issand, et ma ei saa nagu tehtud mingeid asju. Et ma tean, et ma teen nii palju ära ja siis kui ma ei saa tehtud, ma panen järgmisele päevale või ülejärgmisele või peaasi, et mul oleks lihtsalt silme ees, et ma ei hoiaks haju sees neid, muidu ma väsin väga kergelt ära. Enda eelmist aastat kokkuvõttes postitusest tõid sa välja, et sa oled palju hoolitsenud oma sisemise ja välimise eest ja reisinud ja proovinud uusi asju, aga kõige rohkem uhkust tundsid, vähemalt sa väljendasid selle, et tundsid selle üle, et sa oled suutnud jääda 100% iseendaks, et mida see sinu jaoks tähendab? See tähendab minu jaoks seda, et kui sa suudad olla 100% sina ise, siis järelikult sa paned enda vajadused ikkagi teistest ettepoole. Et ma tunnen, et eriti noorena on see probleem, et kogu aeg kõik ümberringi mõjutavad sind ja sa tunned, et sa pead tegema neid asju, mida sinu sõbrad teevad või mida su vanemad tahaksid, et sa teeksid. Aga mina olen õppinud ikkagi seda, et kõike tuleb katsetada ja kui sa piisavalt hästi ennast tunned, siis sa tegelikult tajud ära, mida sina tahad päriselt teha ja see ei ole kuidagi selline egoistlik, et sa teed enda jaoks, elad oma elu, on ju. Ehk siis ma olengi selle üle uhke, et ma tunnen, et viimastel aastatel ma olen päriselt teinud asju enda jaoks, arvestades loomulikult alati kõikide teistega, aga lihtsalt nii palju lihtsam on leida oma rada, kui sa lähed sinna poole, kuhu sa päriselt ise nagu tahad minna. Ja kuidas ma siis tean, kuidas sina teadsid, et mis see siis sinu õige suund on või ma hästi palju katsetasin, ehk siis nagu noortele ma soovitaksin ka, et hästi palju nagu katsetada, sellepärast, et katsetades sa leiad selle, milles sa oled hea ja teiseks, mis sulle meeldib. Ja see ei pruugi alati kokku minna sellega, mida teised sinu ümber teevad, et ei tohiks jääda sellesse mulli, sest et nii võib väga kergelt ära kaduda. Et mina samamoodi mitu aastat tegelesin asjadega, mis ma arvasin, et ma peaksin tegema, sest teised minu ümber tegid. Aga miskipärast ma ei saanud aru, et see ei olegi nagu võib-olla see, mida ma praegu tahan teha. Kuidagi ma tunnen, et eriti noored ja üldse inimesed teevad elus päris kaua asju, mis neile ei meeldi. Lihtsalt sellepärast, et nad arvavad, et peabki olema raske. Aga kui sa teed päriselt asju, mis sulle meeldivad, siis ei ole raske. Need on nagu, sul on tore teha neid asju. Ja see on, mida ma olen nagu õppinud. Sa õpid ka BFM-is reklaami ja suhtekorraldused, mis sind selle valdkonna juures köidab? Ma valisin selle valdkonna alguses sellepärast, et ma olin huvitatud meediast, aga samas ma tahtsin ka natukene nagu ettevõtlust õppida ja mulle meeldis müük ja turundus, aga kõige nagu huvitavam valdkonna omapära on see, et seal on iga päev võimalik olla üliloominguline. Ehk siis see, et sa iga päev pead oma seda ajumusklit nii-öelda ragistama ja mõtlema uusi ideid, mida keegi teine ei ole veel teinud. Ja minu üks selliseid parimaid oskusi või asju, mida mulle meeldib kõige rohkem teha, ongi asjad, mida keegi teine veel ei ole teinud. Ehk siis seda saab väga palju teha.
kõlab keeruliselt, sest maailmas on juba väga palju asju tehtud ja olemas, et jah, see originaalne olemine on väga keeruline, aga see on hästi võimas oskus ja originaalsus tähendab seda selles mõttes, et väga raske on teha nullist mingeid asju, mida mitte keegi ei ole teinud, aga see ei olegi enamasti vajalik. Tavaliselt on see, et sa kombineerid lihtsalt erinevaid asju, mida teised on juba teinud ja mõtled uue võtme sinna juurde. Ma siin juures küsiks kohe, et kui palju siis sina enda töös ja tegemistes kasutad tehisintellekti kas või uute mõtete asjade genereerimiseks? Mina uute mõtete genereerimiseks vähe, pigem rohkem selliste tüütute tegevuste jaoks, et ma ütleksin, et kui mul on vaja näiteks, umbes nagu assistent, et kui sul on vaja näiteks kombineerida mingeid mõtteid või vaja nii-öelda siis brainstormida, teha ajurünnakut, siis minu arust see on päris hea vahend, et oma mõtted välja saada ja kuulda mingit uut perspektiivi või siis näiteks muuta mingeid lauseid, kui peab mingit tekste kirjutama. Aga ma kunagi ei kasuta midagi, mida puhtalt nagu AI on ise loonud. Ma tunnen, et see on keskpärane, sest ta oskab ainult kombineerida asju, mis on juba olemas. Ja originaalsust vajavas töös ei saa seda niimoodi kasutada. Mis on olnud sinu jaoks seni kõige üllatavam või huvitavam teadmine, mis sa oled enda õpingute käigus omandanud? Ma arvan, et üks asi, mida inimesed võib-olla ei tea, on see, et reklaam ei ole lihtsalt peale surumine. Et reklaam on nii palju rohkemat kui lihtsalt see. Reklaam õpetab maailma tajuma, saama aru, mida inimesed vajavad ja mida nad mõtlevad, mida nad tunnevad. Ja tegelikult, kui reklaam on hästi tehtud, siis tema eesmärk on viia inimene kokku siis lahendusega, eks vajaduslahendusega. Ja see on nii võimas vahend, aga lihtsalt paljud ei oska seda kasutada ja ma tunnen, et sellel erialal on minu selline roll võib-olla muuta seda, ehk siis ma tegelikult tahaksin ka ja me liigume maailmas ja selles erialas selle poole, et need oleks võimalikult kasulikud inimestele. Praegu need ongi tihtipeale tüütud ja ma arvan, et need on lihtsalt natukene halvasti tehtud vahel selle pärast. Jah, ma mäletan enda õpingute ajast ka, et see teadmine, kus ikkagi oskad nagu või näed läbi, et millised mõjustamistehnikad mingite reklaamikampaaniate pool kasutatakse, et see nagu on väga silmi avardav. Aga räägi, mida sa või kuidas sa tunned, et see, mida sa koolis õpid, aitab sul sinu igapäevaelus midagi saavutada või hakkama saada, et ma arvan, see ongi seesama suhtlus ja teiste inimeste mõistmine, et ma töötan siis hetkel ka social baasis, see on siis reklaamiagentuur ja seal on samamoodi siis teised noored minu vanused. Me oleme üsna väike tiim, 3-4 inimest ja kõige ägedam osa ongi see, et me teeme reklaami enamjaolt ka noored noortele. Ehk siis see, kuidas sa õpid aru saama, mida noored mõtlevad, mis on üldse uue generatsiooni sellised teemad, millest räägitakse, mis on nende jaoks naljakas, et selle valdkonnaga õpib nii palju maailma tundma ja inimesi tundma. Ja see omakorda aitab ülejäänud teistes tegevustes ka lihtsalt nagu suhestuda paremini inimestega, sest et sa mõistad, mida teine pool mõtleb ja tahab. Ja lihtsam on nagu pakkuda neile seda, mis neid huvitaks ja lihtsam on lihtsalt nagu aru saada, kuidas nagu suhelda inimestega. Et väga selline baasoskus, mis aitab igas vallas. Sa tegeled väga paljude erinevate asjadega, et sinu postitustes sotsiaalmeedias on ka läbi kohanud sellise füüsilise aktiivsuse olulisus, et miks see on sinu jaoks niivõrd tähtis ja millega või kuidas sa ennast igapäevaselt siis füüsiliselt vormis hoiad? See on mulle hästi loomulik nagu väiksest saati, et ma olen alati olnud selline hästi aktiivne inimene. Ma väga kergesti lihtsalt väsin ära, kui ma ei liigu ja ma arvan, et iga inimene peaks leidma endale viisi, kuidas teha liikumine lõbusaks, sest et alati on mingi variant. Et paljud inimesed ilmselt ei taha sporti teha sellepärast, et nad arvavad, et see on ebamugav, aga jällegi selline katsetamise asi on see kõik, et tuleb lihtsalt leida see liikumisviis, mis on sinu jaoks nagu meeldiv. Ja sellepärast minu lemmikliikumisviisid ei olegi tihtipeale ainult mingi
jõusaal või jooksmine, et mulle väga meeldibki tantsida, mulle meeldib rulluisutada, mulle meeldivad pallimängud, kõik siuksed spordialad, mis on mängulised, et siis ei saagi nagu aru, et teed trenni. No kuidas sa oma päevakava üles oled ehitanud nii, et sul päriselt jääb ka aega puhkamiseks? Mis kell, ma ei tea, hommikul ärkab, kuidas ülejäänud päev välja sul näeb? No õnneks mul on praegu niimoodi, et mul on ikkagi nädalas vähemalt 1 päev vaba. Ma arvan, et see peaks inimestel olema. Ma olen ka seda tüüpi inimene, et ma panen omal kõik vabad ajad täis, sest et mulle ei meeldi puhata nii-öelda. Ma olen nagu allergiline puhkuse vastu natukene, aga see ei ole pikas perspektiivis nagu hea vaimsele tervisele. Ehk siis 1 päev peab olema vaba ja mul on oluline, et ma alati teen mingid plaanid, sest et minus tekitab natukene ärevust see, kui mul on vaba päev ja mul ei ole plaane. Ma olen siuke aktiivne puhkaja, ma väga ei viitsi kodus niisama nagu passida, ma pigem magan välja ja siis ma lähengi kas sõpradega välja või lähengi sportima ja see on minu jaoks palju parem puhkus. On sul olnud elus hetki, kus sa oled tahtnud alla anda või tundnud, et sa enam ei jaksa või ei taha või ei viitsi? Ma olen kindlasti tundnud hetki, kus ma ei tea, kes ma olen, mida ma tahan. Eriti just selline gümnaasiumi lõpuaeg ja rääkides oma tuttavatega, ma olen mõistnud, et see on paljudel sama mure, et nad lõpetavad gümnaasiumi ära ja justkui visatakse nad suurde laia maailma, aga tegelikult ei tea veel üldse, et mida võiks teha. Ja see on hästi hirmus, sest et alguses keegi ei võta sind võib-olla nii tõsiselt ka, kui sa veel nii noor oled, sa ei oska veel põhimõtteliselt mitte midagi. Kuigi noored on väga võimekad, aga lihtsalt vanemad inimesed ei oska seda veel niimoodi märgata. Ja ma saan sellest aru ka. Aga siis tulebki täiega vaeva näha ja lihtsalt proovida erinevaid asju. Ja see läheb lihtsamaks. Et mina ka, ma tundsin, et ma olen kinni nagu selles identiteedis, mis ma olen omale loonud, et ma pean tegema filmi. Ja kui ma sellest nagu lahti lasin ja mõistsin, et ma peaksin minema sinna poole, kuhu vesi loomulikult voolab, siis hakkas palju lihtsam. Ja teiseks sellistes olukordades sõbrad aitavad väga palju. Ja üldse inimestega olemine, et hästi paljud noored on nagu isoleeritud, ma tunnen, oma muredes. Ja üks meie bändi eesmärkidest tegelikult on ka see, et näidata nagu sõpruse olulisust, sellepärast, et see tüdrukute punt on tegelikult nii tugev nagu tugi inimesele. Ja jah, see on hästi oluline. Mis sind praegu kõige rohkem elus motiveerib või mis sulle elevust tekitab? Ma olen väga elevil nüüd tuleva suve osas, et nagu ma mainisin, siis on tulemas esimesed esinemised, mida ma nii väga ootan juba mitu aastat, sellest ajast saati, kui me selle projektiga alustasime. Ja ma lihtsalt tahaksin jõuda sinna kohta, kus ma saangi olla seal laval ja lasta nagu hääle olla ja tantsida koos oma sõpradega ja inimesed naudivad ja ma jagan seda positiivsust nendega. Inimesed naudivad seda ja jah, see on see, millest ma praegu unistan ja ootan kõige rohkem. No igatahes siin sul särab. Aga aitäh sulle tulemast noori inspireerivast ja soovin sulle omalt poolt lennukaid ideid ja edu kõigis ettevõtmistes. Aitäh kutsumast!